riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere head vaatajad ja kuulajad, riskid või kindlustad saade taas eetris ja võib öelda, et tänane saade on eriti kallis. Sellepärast, et saate teema on meil selline, mis räägib inimese kõige kallimast varast ja loomulikult on see tervis. Ja mõnikord on ju hea, kui keegi seda tõde ikka meelde tuletab ja mõnikord, kui inimene ise on selle ära unustanud, siis ehk saab näiteks tööandja seda meelde tuletada oma töötajale, sest et ka nende huvides arvatavasti on see, et nende töötajad oleksid ikka terved ja teeksid võimalikult efektiivselt tööd. Marleen Otas, Compensa elukindlustuse ärikliendi müügiarendusjuht, tervist. Tervist. Ja Janika Lüüs-Likk, kes on Ergo ravikindlustuse riskijuht. Tere. Tere, tore näha teid siin. Saatejuht on Tanel Talve, olgu see siis ka öeldud. Ja saate teema tõepoolest siis on meil tööandja tervisekindlustus, on selline asi täitsa olemas. Kõigepealt küsin, et kui paljud veel peale meie 3 nüüd teavad, et selline asi olemas on? Ehk siis, kui populaarne see toode on Eestis? Ma arvan, et juba mõned võiksid teada, aga tegelikult... Et üks mees on veel? Jaa, kindlasti üks veel, aga kui võtta niimoodi, et kes üldse ei ole kuulnud, siis nende inimeste hulk on ikka tundub ka päris suur. Et hiljuti siin tegime sellist lõbusat tänavaküsitlust CV Online'iga koos ja küsisime, et kas sa tead, mis on ravikindlustus, tööandja ravikindlustus just sellest vaatast. Ja üllatavalt palju ikkagi tuli selliseid küsimärke, et tõesti tegelikult ei tea, mis see on. Nii et kindlasti neid inimesi on, kes teavad, kindlasti suur osa veel ei tea ja paljuski see on seotud sellega, kas ma olen sellega juba kokku puutunud või mitte, kas tööandja mulle seda on pakkunud, kas ma olen võib-olla kuskilt lugenud, et hästi palju on seotud sellega. Nii et teadlikku elementi võiks, kui nii võib öelda, nende inimeste kohta võiks olla mõlemal pool, nii töötajate seas kui ka tööandjate seas, sest ma ei ole päris kindel, et ka kõik tööandjad üldse kursis on, et taoline asi on võimalik või ma eksin, et kõik tööandjad teavad, et nad saavad oma töötajaid kindlustada. Ma arvan, et sa ei eksi, sellepärast, et on ju erinevaid tööandjaid, võib-olla on mõned teemad olulisemad, millega tegeleda ja siis paraku selline töötaja hüve ja täiendavate hüvede pakkumise pool võib-olla jääb nagu järjekorras teiseks, 3, ei oska öelda. No tegelikult, kui ma nüüd võtan enda, kui siis ütleme töötaja seisukohast, et siis ma võin ju mõelda seda viisi, et ma reeglina olen palgal ja juhtumisi veel ametlikult, et siis järelikult on minu eest kõik need maksud makstud ja puha ja sellisel juhul on mul ju olemas ju see riiklik tervisekindlustus, et mis pärast mul üldse peaks vaja minema mingisugust tööandja tervisekindlustust veel lisaks. Et see on ainult teie ettevõtete siis ütleme kasumi suurendamiseks, jah? Pigem siiski mitte. Et mina olen seda meelt, et täiendav tervisekindlustus aitab tänasel päeval eriti sellistes tingimustes, kus riik on nagu üsna hädas selle, kuidas ma siis ütleksin, tervishoiuteenuse pakkumisega üleüldisemalt, et see on väga suur täiendus ja vajalik selleks, et tööandja võib-olla saaks isegi oma töötajast viimast võtta, see siis tähendab seda, et ta jõuaks tervena tööle igapäevaselt ja kõik oma tervisemured saaks lahendatud nii kiiresti kui võimalik. Ja see kindlasti vähendab ravijärjekordades ootamist, võib-olla ka seda teenuse üleüldist kättesaadavust, lisaks annab väga palju muid boonuseid ja on kindlasti kasuks nagu mõlemale osapoolele. No nüüd täpsustada natuks, et mis kasu sellest siis tööandja saab ja mis kasu töötajad saavad, et enam-vähem mina aiman, et elu muutub paremaks mõlemale, aga kordaks veel üle siis ikkagi, näiteks võtame tööandja siis kõigepealt, et meid kuulavad praegu tööandjad kindlasti ja vaatavad, et nad hakkaksid siis mõtlema selle peale. Miks nad peaksid üldse mõtlema sellise asja peale? Ma tööandja vaadet võib-olla kommenteeriks tõesti niimoodi, et ega iga tööandja soov on, et tema töötaja käiks ikkagi tööl nii, nagu on kokku lepitud. Samamoodi ma arvan, et iga tööandja ikkagi hoolib oma töötajatest ja tahab, et nad saaksid oma tervisemurele kiire lahenduse. Ja see ongi see tööandja peamine kasu, et see
täiendav tervisekindlustus võimaldab pakkuda seda nii-öelda, kas siis nimetame seda kas finantskindluseks, et töötajal oleks raha selle erameditsiini eest maksta või näiteks ka seda, et tööandja ju, kui töötaja peaks valima, et kas ma nüüd ootan seal ravijärjekorras näiteks, võib-olla ootan päris mitu head nädalat või kuud, võib-olla minu töö on sellise iseloomuga, et ma ei saagi tööle minna, kui ma sinna arstile kiiresti ei pääse, et see võtab nagu mõtlema, et kas ma siis võtan haiguslehe või ma lähen kiiresti arstile, võib-olla mul on vaja lihtsalt mingit valuvaigistavat süsti näiteks, aga ma ise seda ei saa teha. Ja see tähendabki seda, et töötaja on siis valiku, et kumma variandi kasuks ta otsustab. Ta otsustab, et ta tahab kiiresti arstiabis, mõnikord ongi olukord, et sa pead sinna tasulisse kliinikumi pöörduma, lihtsalt nii on täna see olukord, eks ju. Ja tööandja vaates tähendab see seda, et võib-olla kui töötaja saab kiiremini abi, saab ta kiiremini tööle tagasi. Tööandja ei pea hakkama näiteks töö ümberkorraldamisega tegelema. Uut inimest otsima, võib-olla see on isegi harvem juhus, aga just see, et ajutiselt ära olev inimene juba mitu nädalat järjest võib juba väga tugevalt mõjutada mingisugust tööprotsessi. Absoluutselt, jaa. Millised siis sellised teenused lähevad selle ravikindlustuse alla, kui me räägime just nimelt sellest tööandja ravikindlustusest, et ma saan aru praegu teie jutust, et seal põhiline selline vahe selle riikliku tervisekindlustusega on see, et ma saan eraarsti juurde minna. Selles mõttes, et ma ei pea ise kinni maksma siis seda visiiti, mis on teinekord kiirem. Et me ei räägi nüüd ju kvaliteedist tingimata, sest et ega meil on väga kvaliteetne ravi ka ju riiklikul tasemel, eks ole, aga just see kiirus on teinekord võib-olla oluline, mis seda toodet puudutab. No valikus on meil kõik võimalikke teenuseid, mida me hüvitame, et olgu selleks siis ambulatoorsed vastuvõtud, eriarsti vastuvõtud, siin eelkõige siis statsionaarne ravi, hambaravi, optilised vahendid, taastusravi, vaktsineerimine, profülaktika ehk ennetamine, et ma usun, et sinna paketti saab panna igasuguseid teenuseid, mis parasjagu kas siis seda töötajat ise ennast kõnetab just nimelt tema tervisemurede lahendamise kontekstis või siis ka nagu tööandja kõnetab, et hoida oma töötajate tervis nii hea kui vähegi võimalik. Ja samas tulles tagasi eelneva küsimuse juurde, et ma üldse ei alahindaks ka seda poolt sealt, et tööandja tahab olla ju tänapäeval selline hea tööandja ja hoolitseda oma nende töötajate eest. Ja juhul, kui ta juba seal töötaja värbamisprotsessis on teada, et pakutakse ka tervisekindlustus, siis tegelikult need tööle kandideerivad inimesed nagu väärtustavad seda poolt sealt ka. Need tööandjad ei ole teile kuidagi kurtnud, et niigi need tööjõukulud on ju nii suured, eks ole, kõik maksud, mis sa pead ära maksma, kui su inimese tööle võtad. Ja nüüd tuleb veel mingi lisamaks. Et tööandjad, kes meid täna siin vaatavad või kuulavad, saaksid aru, et mis kulu see kuidagi talle siis tekib või saab seda kuidagi niimoodi keskmiselt öelda. Ma saan aru, et see on väga erinev ettevõtteid pidi, aga on see mingi selline väga hull pauk siis ettevõtte kasumile? Tänases selles maksusoodustuse süsteemis ikkagi me kipume jäädma sinna 400 euro kanti ikkagi, millega tööandjal üldiselt tuleb arvestada. 400 eurot. See on nii-öelda see maksuvaba piir on meil seal maal. Et tihtipeale ikkagi tööandja lähtub sellest piirist, mis on seotud erisoodustusmaksu vabastusega. Täna on see 400 eurot aastas ühe töötaja kohta, ravikindlustuse makse suurus, mis on erisoodustusmaksu vabastusega ja üldiselt tööandjad üritavad sinna piirmäärasse jääda. On üksikuid tööandjad, kes ka on nõus seda ületama, aga siiski valdav enamus on selline, kes sinna 400 euro siis püüavad ära mahtuda. Aga kui nüüd tuua, et eriti selge oleks, mida selle 400 euro eest siis saab? Et on see juba selline mõistlik asi siis või põhimõtteliselt kui mingi juhtum on, et siis nagu ei saagi midagi, et oled lihtsalt 400 eurot maksnud või? Ma arvan, et see 400 eurone pakett eriti tingimustes, kus sul neid töötajaid on nii-öelda palju, kõikide inimeste riskid liidetakse kokku ja siis pakutakse seda paketti on üsna selline märkimisväärne. Ma usun, et seal saavad kaetud inimeste suuremad tervisemured, aga kui vaadata jälle seda kahjude poolt, siis minu meelest see näitab väga selgelt, et inimeste kõige suuremad kulutused lähevad tänasel päeval hambaravile, järge võtavad siis need nii-öelda
masseerimised ja igasugused taastusravid, siis ka ambulatoorne vastuvõtt ja siinkohal isegi ma tooksin sellise näite, et kui varasemalt oli meil visiiditasu eriarsti juurde 5 eurot omaosalus, siis tänasel päeval on see tõusnud 20 euroni. Kui see 5 eurone arve nagu meie kahjukäsitlusest võib-olla väga märkimisväärselt läbi ei käinud, siis ma ütleksin, et see 20 eurone arve juba käib küll. Ja kui me nüüd võtame selle, et eriarsti vastuvõtutasu on keskeltläbi, teeme 100 eurot, et siis on hea kindel. Siis on niimoodi, et tervisekindlustus hüvitab sellest keskmistes pakettides, ma ütleksin 80 eurot ja 20 eurot jääb inimese enda kanda, aga siin juba väga märkimisväärne vahe tuleb sellest, et see inimene saab sinna arstile minna sisuliselt homme, ma ütleks, välja arvatud see, et ta ootab seda aega pool aastat. Jaa, no eks see teema on meil ühiskonnas päris laialdast küsimusi tekitanud, et mis moodi see süsteem siis nüüd nii on, eks ole, et kui ma maksan, ma saan kohe ja kui ma tahan oma selle maksuraha eest, ma ka ju olen maksnud, ega ma ei ole seda tasuta ju saanud, see on ju minu maksude eest ju tehtud, siis ma ei saagi. Enne kukub jalg otsast ära, kui ma kirurgini jõuan ükskord. Aga see ei ole selle saate teema, kuigi samas jälle on ka ju sellepärast, et selleks ju see toode ongi mõeldud ka teile, et seda olukorda natukese leevendada. Jaa, et kahjukäsitluse pinnalt võiksingi öelda, et tegelikult väga paljud spordivigastused saavad ravitud, mida võib-olla niisama kergekäeliselt ette ei võeta või et ma ei tea, eriarstide vastuvõtud on ikkagi väga populaarsed, vaimse tervise toetamine on nagu väga-väga populaarne ja üha enam isegi ma ütleksin populaarsust koguv, et see on ikkagi kõik sellised enam levinud tervishoiuteenused on ikkagi ühes keskmises paketis kaetud. Me ei räägi siin ainult ravimisest isegi vist, nagu ma aru saan, et ütleme sama vaimne tervis ka, et ta läheb täiesti sinna teie paketi alla, sellest räägitakse ju nüüd aina rohkem ja rohkem. Ja see on ka tööandja jaoks, ma kujutan ette täitsa probleem ju, sest et vaimse tervise probleemidega inimesi, kui neid väga palju juurde tekib, siis on ju töö efektiivsus ja ettevõtte efektiivsus ju täitsa ütleme tule all. Ja ma isegi lisaks võib-olla selle, et need inimesed, kes külastavad võib-olla aastas korra 2 psühholoogi, et nende osakaal on ikkagi selline suhteliselt väike, ma ütleks, aga need inimesed, kes tarvitavad igapäeval vaimset tervist toetavat ravimeid, nende osakaal on nagu päris suur ja võib-olla selle vaimse tervise toetamise alt nende ravimite hüvitamine on täpselt samamoodi nagu väga-väga oluline, et inimene saaks anda oma maksimaalse panuse töö juures ja see ei tähenda ainult seda, et ta oleks nii-öelda kontsentreeritud, vaid see tähendab ka seda, et tal on võib-olla kvaliteetne uni või ATH kontrolli all. Ma ei teadnud, kus maani te selle piiri siiski tõmbate, et mina saan aru sellest ambulatoorsest ravist ja statsionaarsest ravist ja igasugustest hambaravidest ja vaktsineerimistest ka vist, kusjuures ka vaktsineerimine vist on teema, mis siia alla käib teil. Kindlasti vaktsineerimine ja ei ole ju riiklikus immuniseerimiskavas näiteks puugi vaktsiini, mis tegelikult Eestis on väga aktuaalne ja tegelikult ei maksa mitte vähe. Just kui esmakordselt seda minna tegema, siis võib päris 100 eurot kuluda selleks, et esimesel aastal see vaktsiin saada siis lõplikult kätte, et ta ka toimiks, eks ju. Aga lisaks ka ei saa ära unustada seda hambaravi poolt, eks ju, et seal olukord on võib-olla natukene paremaks läinud, et võib-olla Tervisekassa poolt on seda tuge natuke juurde tulnud, aga me ikkagi näeme, et ikkagi hambaravi kulutusi üsna aktiivselt endiselt tehakse ja küsitakse ka hüvitist, et see hambaravi teenus on ikkagi Eestis päris kallis ja eraravikindlustus seda kenasti katab. Et ma arvan, et see on hästi tugev panus küll selle eraravikindlustuse poole pealt kogu siia tervishoiusüsteemi. Kas sinna hulka kuuluvad ka, ma ei tea, mingid sellised suuremad tervisekontrollid, et mingi selline audit tehakse mulle, et ta ei ole ravi, aga ta on nagu sellise ennetamise mõttega. Jaa, kindlasti. See ju ka maksab, ega see tihtipeale päris nii ei ole, et lähen ja tehke mulle. Ja. Just, ja kui me eemaldame näiteks tõesti tänases pildis üldse selle eraravikindlustuse, siis ega siis need teenused tegelikult jäävad ju alles ja inimesed ikkagi tarbivad neid, aga mida eraravikindlustus siin just annab, ma enne mainisin seda finantsilist kindlust, et võib-olla sellise väiksema sissetulekuga inimene, kui ta seda eraravikindlustust ei oleks, siis võib-olla ta ikkagi käiks nii aktiivselt oma tervist siis võib-olla kiiremas korras ravimas, aga võib-olla ka tema see tähelepanu oma tervisele
tõuseb selle kaudu, et ta teab, et tal on selline kaitse olemas ja nagu sa mainisid, et tegelikult see ennetus on ka hästi oluline. See, et ma soovin oma tervist kontrollida ja see, et tööandja poolt pakutava hüve kaudu ma saan selle kulu kaetud, on, ma arvan, ka selline asi, mis toetab just tervise edendamist üldiselt Eestis. Seda ohtu ei ole, et te hakkate hüvitama selliseid, mitte siis otseselt tervisega seotud asju, vaid ma ei tea, heaolu teenuseid. Ma ei tea, tuleb mul ükspäev mõte, et ma ei saa oma tööd enam edasi teha, kui ma ilusüste ei saa kohe kätte ja homme. Et kas selline asi põhimõtteliselt läheb ka siis sellise toote alla või kus see piir jookseb siis? Kuskil peab piiri tõmbama ju ometi. No võt, nagu enamus asjadega on niimoodi, et ma ütleks, et eks see oleneb väga palju võib-olla inimeste teadlikkusest, mida nad saavad enda jaoks ära teha ja mida mitte, aga kui me räägime puhtalt sellisest esteetilisest poolest ja ilu poolest, siis ma ikkagi ütleksin, et need teenused on välistatud. Aga kui me räägime nüüd jälle võib-olla natukene täpsemalt numbrites, siis minu meelest oli kuskil väga ilusasti välja toodud, et keskelt läbi iga inimene lisaks riiklikule ravikindlustusele tehtavatele tervisekulutustele hüvitab või tähendab kulutab keskelt läbi mingi 22-23% kogu tervisele tehtavatest kulutustest aastas, mis siis on nagu päris märkimisväärne summa ja see küündib tegelikult laias laastus 500 euroni peaaegu. Et see ongi nüüd see pool sellest eraravikindlustusest, mida me siis nagu kasutame selleks, et inimene ei pea ise neid kulutusi kinni maksma, vaid kindlustus tuleb talle siinkohal appi. Ja päris nende ilusüstidega ma ikkagi kaugele ei purjeta. Aga ma olen seal kõige esimene seal vastuvõtu lauas ja ma pean hea välja nägema ja seda kindlasti. Mul on vaimne tervis on ohus ja siis pead ikka kinni maksma. Jaa, paraku need heaoluteenused ja iluteenused, kosmeetilised probleemid, et need paraku tavaliselt jäävad kindlustuslepingust välja ja seda põhjusel, et ikkagi me tuleme tagasi selle kulu juurde, mida tööandja on nõus täna panustama, see on see sama 400 eurot kindlustusmakset ja kui on nagu valida, et kas nagu keskenduda siis selliste nagu meditsiinilised näidustused, kus on tõesti inimene, ta ei saa muud moodi eksisteerida, kui ta seda tervise siis kliinikut ei külasta, et tal on mingisugust reaalset ravi või abi vaja. Et see olukord versus siis see, et kas ma näen parem välja või mitte nii parem välja, et võib-olla nagu tänases seisus ütleks küll, et pigem need kosmeetilised iluprotseduurid jäävad nagu kõrvale, et keskendume sellele, kus nagu king kõige rohkem pigistab. Nii et minu käest küsitakse ka mingit arstitõendit või midagi või et kui ma massaaži lihtsalt niisama ei lähe vist ju või et sul on vaja ikkagi mingil, ma ei tea, ravi või taastusravi mõttes minna massaaži või et kuidas need olukorrad siin? Jah, massaaž on selline huvitav teema, et Eestis on ta natuke selline reguleerimata, et kus see piir täpselt siis lähebki, et kas ta on nüüd heaolu või ta on siis selline sinu töövõimet säilitav või parendav. No ennetav ka tegelikult, sest et ega me ju võib-olla liiga palju räägimegi ka ühiskonnas ju ravimisest, aga liiga võib-olla peaks rohkem ikka rääkima ka ennetamisest, et ravida on ju kindlalt kallim kui ennetada. Nii et sellepärast ma natukese siin intrigeerin neid näiteid tuues, et kus maalt see piir jookseb, eks ole, et aga ma arvan, et see sama 400 eurot, muideks see 400 eurot on nüüd mis ajaühikus või inimese kohta või? Ta on 400 eurot on siis kindlustusmakse aasta kohta. Aasta kohta. Aga hüve selle eest saab ikkagi kordades rohkem. Ikkagi me räägime tuhandetes eurodes. Ja, et ikkagi, kui on ikka väga tõsine selline tervisemure ja ikkagi alustatakse oma teekonda erakliinikust ja seal tehakse ka kõik uuringud, analüüsid ja vastuvõtud, siis see kulu võib küündida tuhandetesse eurodesse ja kindlasti inimese jaoks on see ju palju mugavam teha siis ühes kohas, mitte et ta siis erinevates kliinikutes ühes kohas käib näiteks analüüsi andmes, teises kohas käib konsultatsioonidele, et loomulikult see protsess ühes kohas on ju oluliselt parem valik inimese vaatest. Nii et jah, et see kulu võib mõnikord olla üsna märkimisväärne ja kui see tipneb mõne operatsioonivajadusega, siis võib siin näidisena vaadata neid hinnakirju, et mitu tuhat eurot siis mõni operatsioon tänapäeval maksab ja kui inimesel on valida, et kas ma siis näiteks songa operatsioon, mitu aastat inimesed istuvad täna songa operatsiooni järjekorras, et isegi kriitilised inimesed peavad seda aega ikkagi ootama.
päris pikka ja aega, mis tähendab seda, et ongi valida, et kas minna erakliinikusse ja teha see kohe ära ja saada oma selline igapäeva toimetamine normi või siis oodata järjekorras. Et sellised valikud on paraku inimestel täna. Valikutest meie elu kõik koosnebki ja see teinekord panebki selle vaimse tervise ka ohtu. Ütleme nii, et need valikuid on natukese juba liiga palju ja liiga raskeid isegi vaja teha, aga ma ikkagi korra tulen selle 400 € juurde tagasi, et selle eest vist ei saa ju päris teab, mis miljon maksvat tervishoiuteenust või on, mis piirid seal on? Kui me nüüd hästi praktiliselt üritaks seda näidet tuua, siis selle sisse kindlasti mahutab mitu tuhat eurot näiteks ambulatoorse ravikaitset. Mitu tuhat eurot ambulatoorse ravikaitset tähendab seda, et kui siin ennem oli juttu, et üks arsti konsultatsioon maksab siin umbes niimoodi 75–150 € vahemikus, siis ma saan kindlasti sinna konsultatsioonile, kui mul on vaja ka järelkonsultatsioonile, ma saan ka selle raha eest ära teha, kui arst määrab seal juures mingisuguseid uuringuid või analüüse, et minu diagnoosi täpsustada, aga need mahuvad sinna ära. Nii et ambulatoorse raviga ei ole probleemi. Võib-olla kui me räägime hambaravist, siis nagu me enne mainisime, hambaravi tegelikult on hästi selline, see vajadus on lihtsalt nii suur ja eraravikindlustus on siin hästi palju hüvitanud neid juhtumeid ja sinna tõesti võib-olla me mahutame mõnisada eurot, et me ei räägi tuhandetest eurodes, aga selline paar kena auku saab kindlasti ära plommitud küll, hamba saab ka välja tõmmatud, saab võib-olla isegi pärlipesu ära teha, et ennetada igasuguseid, rääkisime ennetusest, ennetada igasuguseid igeme- ja hambahaigusi. Nii et kindlasti selle mahutab sinna ära. Lisaks siis võib sinna juurde võtta haiglaravi, mis jällegi me ei räägi siis 100 €, vaid ikkagi mitmest 1000 €, sellepärast et loomulikult seda igal inimesel ju iga aasta vaja ei lähe, eks ju. Aga kui see juhtub, et siis on ju hea, kui mul on see võimalus minna kiiremini ja saada oma tervisnormi ikka palju kiiremini, eks ju, mõnikord. Mis veel? Vaktsineerimine, jällegi räägime võib-olla mõnest 100 €, sellepärast et mõnisada eurot ongi see, mis see vajadus tegelikult täna on. Et see suhteliselt siuke vajaduspõhine, kui tööandja nüüd mõtleb, et mida nüüd sinna kindlustuslepingusse sisse panna või mida kõrvale jätta. Et siis üks variant on see, et vaadatagi oma töökeskkonda, kus töötajad viibivad, milline on see nende vajadus, et kas pigem nagu panustada seal eriarstiabilegi võib ainult eriarstiabile panustada koos vaimse tervise poolega, mis ju täna Eestis on ka selline suhteliselt kehvasti kättesaadav ja inimene peab omast taskust tihtipeale selle raha välja käima, eks, et saada abi kiiresti. Või siis panustada mingisugustele väiksematele, mis võib-olla, mida kasutatakse tihemini, sellistele teenustele, nagu ongi hambaravi või profülaktilised uuringud, võib-olla mõni tahab mingi analüüsi paketi korra aastas ära teha, et oma tervist kontrollida ja nii edasi. Et ühesõnaga inimestele, töötajate poole peal siis võiks südamele panna või meelde tuletada, et see ei ole ainult see, et sul peab midagi juhtuma kohe ja sa vajad haiglaravi kiiresti, vaid et ikkagi ka need ennetavad teenused on seal sees ja võimalik ka kasutada, et sa püsiksid terve, mitte ei lähe alles siis arsti juurde, kui juba vaatad hilja on. Just, ja ma arvan, et hästi oluline on nagu töötaja vaatest ka see, et kui ta tahab nagu tõsiselt selle sportimisega tegeleda, et siis tal on nagu võimalus seda teha nii-öelda tasuta joostes võib-olla ümber oma kvartali, ta võib võtta 20 eurose, muidugi loomulikult ka kallimaid spordiklubi pakette on olemas, aga et siin on nagu see mõttekoht, et kas mul on nagu iga kuu lihtsam maksta seda 20 eurost spordiklubi raha versus see, et mul on vaja osta prillid, mul on vaja teha võib-olla hambad korda, mul on vaja käia mõne eriarsti vastuvõtu juures ja nagu need asjad on, et nad kipuvad pigem juhtuma korraga kui nii, et mul on aega planeerida. Et siis tervisekindlustus on kindlasti nagu rohkem abiks ja meie ettevõtte viis hiljuti läbi siin ka Norstatiga koostöös ühe küsitluse ja sealt selgus tegelikult nagu väga hästi see, et kuidas see oli üle 30% töötajatest eelistas ühe hüvena tööandja motivatsioonipaketis tervisekindlustust ja kui oli valida kas sporditoetus või tervisekindlustus, siis see oli suisa 76%, kes oleks valinud tervise. Väga huvitavad andmed.
Just, et selles mõttes on see ikkagi selline nagu hea alternatiiv ja üleüldiselt on nii, et tasub ka mõelda selle peale, et teatud ettevõtete juhid võib-olla ütlevad, et oi, et me tegeleme ennetusega ja pakume siin seda sportimise võimalust, aga et väga paljudel juhtudel on niimoodi, et inimesed võib-olla ei spordi, aga tervisega me peame nagu ilmtingimata tegelema, et siis see annab ka nendele inimestele võimaluse midagi oma motivatsioonipaketti saada, mida neil nagu päriselt vaja läheb. Heakene küll, ma olen nüüd sellise toreda tööandja juurde sattunud, mul on ta pakkunud välja siis sellist asja, nagu see teie toode on ja midagi nüüd ongi, ma ei tea, kas siis juhtub või peangi kasutama siis seda kindlustust, et mis moodi siis ütleme nii-öelda protseduuriliselt see asi käib, et kas ma lähen sinna eraarsti juurde, maksan oma 100 eurot selle visiiditasu ise ära ja siis kuidagi takka järgi saan või kuidas see protseduurika käib, et on see inimese jaoks, kes abi vajab, see pool lihtsaks tehtud või tal tekivad uued mured, vaimse tervise probleemid kogu seda kadalippu läbides? Eks siin on hästi oluline vaadata, et kas näiteks kindlustusseltsil, kes selle lepingu on siis sõlminud tööandjaga, kas tal on olemas näiteks mõni meditsiinipartner. Ja esmajärjekorras ma arvan soovitakski vaadata, et äkki seal on juba spetsialist, mis sobib, pakkudes teenust, mida just parasjagu vaja on ja kasutada need meditsiinipartnereid, ehk siis pöörduda meditsiinipartneri juurde, tavaliselt on need meditsiinipartnerid kindlustusseltsi kodulehel, sealt näiteks vaadata, kas sobib ja kui pöörduda siis meditsiinipartneri juurde, siis on hästi lihtne, et lihtsalt tuleb mainida, et mul on ka eraravikindlustus sellise setsi poolt ja saab siis juba kulu kuidagi, kuidas siis öelda, jagada 2, et tavaliselt tänapäeval me oleme jõudnud sellisesse maailma, kus on oma vastutus, lepingus on mingisugune protsent, et tõesti, et kui 20% on oma vastutus, siis ükskõik mis teenust tarbida, siis see 20% sellest raviarvest alati töötaja enda. Kas antud juhul, kui me räägime tööandja tervisekindlustusest, maksab selle oma vastutuse tööandja või töötaja? Ikka töötaja, jah. Ikka töötaja, see jääb tema kanda. Jaa, lihtsalt, et see kuluosa on siis väiksem, kui ilma kindlustuseta olukord oleks. Ja kui siis sinna meditsiinipartneri poole pöördutakse, öeldakse, et jah, mul on eraravikindlustus, soovin kasutada kindlustust, siis kontrollitaksegi, et leping oleks kenasti kehtiv ja siis sellest, võtame selle kõige lihtsama konsultatsiooni näite, et konsultatsiooni tasu 100 eurot, väga hea ümmargune number arvutamiseks, et 100 eurot, siis 20 eurot makstakse sellele raviteenuse osutajale ja 80 eurot esitab raviteenuse osutaja juba arve kindlustusseltsile. Aga see teine näide, mis sa tõid, on ka tegelikult täiesti võimalik, et me kindlasti ei käsi sellel kindlustatud isikul kasutada ainult siis seltsi meditsiinipartnerite võrgustikku. Et tegelikult... Kui garantii aega ka ei ole enam endal, siis ei pea minema ametliku esindaja. No üldiselt, et jaa, kui sa niimoodi paralleeli soovid tuua praegu. Ei, mul oli paralleele juhtu käigus tekkis selline mõte, kas ta mingi nii-öelda alternatiivmeditsiini arveid kinni maksata ja lähen mingi nõia juurde, usun, et teeb pilt terveks, miks ma ei või nõid saadab teile arve ja jälle kõigil on tore. Ja see alternatiivmeditsiin on ka huvitav teema, et selleks võiks eraldi saate teha, aga jah, et tulles tagasi see küsimuse. Partner, et ta ei pea ametlik partner teil olema, aga ikkagi ta peab olema kuidagi tunnustatud siis või ma ei tea. Ja meditsiiniteenuste osu luba oma ettevõtte. Tegevusloastatud ettevõtte, aga et kui siis minna mõne sellise meditsiiniteenuse osutaja juurde, kliinik või siis mõni füüsilist isikast ettevõtja, massööre on näiteks selliseid palju, eks ju. Et siis tuleb ikkagi kõigepealt veenduda, et sellel teenusepakkal on see tegevusluba, et täpselt nagu ongi, et ettevõtte registris on, et on raamatupidamine tegevusala, aga pakub muuhulgas mingeid muid teenuseid. Et tegelikult see tegevusala on hästi oluline, et tuleb ikka jälgida, et ettevõtte või teenusepakkuja omaks seda tegevusluba või kutsetunnistust, näiteks kutsekoda.ee on lehekülg, kus saab näiteks kontrollida kutsetunnistusi ja siis saab ise maksta selle teenusest ja esitada hüvitistaotluse, nii nagu tavaliselt kindlustusesse käib, esitada hüvitistaotluse saab kahtepidi, kas kodulehelt või siis mobiilirakendusest näiteks tänapäeval on mugavaks tehtud ja sinna juurde siis nüüd tuleb võib-olla paar korda see protsess ise läbi teha, sellepärast et on teatud reeglid.
Sest kui me räägime kindlustuslepingust, siis mida kindlustusselts peab kõige ennem tegema, kui juhtub kahju? Tuvastama, kas on tegemist kindlustusjuhtumiga, kas mina seltsina saan selle hüvitada nüüd või mitte. Ja selleks siis tuleb paar dokumenti kindlasti lisaks esitada. Et konsultatsiooni puhul üldiselt võib-olla isegi ei olegi mingit keerulist protsessid, saadad raviarve, seal on näha, mis teenust sa kasutasid, mis kuupäeval, kes osutas, mis summas, kellele. Kõik see on seal kenasti kirjas, aga näiteks kui me lähme uuringute juurde, et nagu ma enne mainisin, meditsiiniliselt näidustatud uuringud, et mitte see, et ma ise soovin neid, et kui ma ise soovin, see on natuke lihtsam, aga just, et saate kiri. Et ikkagi ka eraravi kindlustuse eesmärk on jälgida seda, et inimene hakkaks ise nagu suvaliselt käima erinevate arstide juures. Ise diagnoosi doktor Google'i juures panema ja siis otsustama, et mul on nüüd seda kindlasti analüüsi või uuringut vaja. Vaid et me ikkagi suuname ka enda kliente arsti poole pöörduma esmalt, et tuvastada, millist asja, mingit analüüsi, uuringut, taastusravi, protseduuri on reaalselt vaja. Et siis näiteks see saatekiri sinna juurde lisada. Prilliretsept. Meil on erinevaid lepinguid võimalik sõlmida. Üks tingimus näiteks, et sul peab olema see nägemisteravus muutunud selleks, et ma kindlustusseltsina saaksin sulle selle hüvitada. See tähendab, et mul on vaja prilliretseptil näha, et sul tõesti see nägemisteravus nüüd on muutunud ja sa vajasid prille. Aga prillid on täitsa teema siis antud juhul ka. Et selle peale võib-olla ka paljud ei tulegi üldse. Et... Ka kontaktläätsed ja tegelikult silmalaseroperatsioonid nägemisteravuse parandamiseks. Ahaa, see on küll huvitav uudis, see maksab päris palju. Jah, aga et see ongi niimoodi, et kindlasti ei lähe kogu see operatsiooni kulu nüüd tervisekindlustuse kanda, oleneb muidugi limiitidest, et inimese oma osalus on kindlasti väga suur siin kohal, aga et kindlustus mõnevõrra tuleb appi. Aga kas siis see oma osalus on nii-öelda toodete põhiselt erinev või on nii, et mul on oma osalus, ma ei tea, mis see 400 eurot siis sisaldab, palju see oma osalus on tavaliselt? No lepingud on väga erinevad, need olenevad väga palju sellest, et kui palju neid kindlustusjuhtumeid on registreeritud, millised on välja makstud hüvitised selle poole pealt, aga et no ma arvan, et kesketläbi võib öelda, et 20% juures me ikkagi seda oma osalust laias laastus ikkagi hoiame. Et on lepinguid, milles on see väiksem, võib olla lepinguid, milles on see number suurem, aga et mingi abi sellele kindlustatud isikule ikka. No jah, eks siin tulebki hakata ka kalkuleerima, eks ole lõpuks, et kui siis see juhtum on, et ma pean oma osaluse päris suure maksma veel, et siis palju sellest kõigest on. Okei, kiirus ja tihti on see kriitilise tähtsusega, et sa saad kiiresti ravida. Aga meil on väga hea, et meie saate eesmärk ongi harida inimesi ja tuua neid näiteid, et oleks natukese paremini arusaadav, et millest me siin üldse räägime, nii et ühesõnaga selle dokumentide jutu lõpetuseks, et mingit väga keerulist kadalippu siin tegelikult läbi käima ei pea, et need asjad on ka ju tänapäeval, mis kujutab digitaalselt ja ei pea jooksma ühe paberiga template küsima ja siis teisega teise. Absoluutselt, kõik on kättesaadavad üldiselt terviseportaalist, kindlustusseltsil sinna ligipääsu kindlasti ei ole, sellepärast me olemegi olukorras, kus me peame meie kliendil paluma need dokumendid esitada täiendavalt. No tegelikult ma olen kuulnud ka sellist juttu, et nii, nüüd teie pakute seda tervisekindlustust ja tööandja siis teeb ja siis eraarstid, eks ole, ja asjad ja teie süül on siis nüüd ära võetudki arstide ressurss ühesõnaga Eestist. Et selles mõttes, et nendel, kuidas ma siis ütlen, nendel arstidel riiklikul tasandil ei ole aega tegeleda selle tööga, vaid et te olete kõik nad ära broneerinud oma kapitaliga. Mina vaidleks siinkohal vastu. Mina arvan, et see ei ole üldse nii ja ma julgen seda öelda tänu sellele, et kui me vaatame ütleme seda arsti ajakava, kui ma tahan aega broneerida ja ma teen lahti digiregistratuuri, siis tihtipeale selgub see, et selle arsti juurde ma ei pääse võib-olla lähema 3 kuu jooksul, võib-olla isegi 6 kuu jooksul, küll aga kui ma ise selle arsti aja eest maksaksin, saaksin ma minna võib-olla nädala aja jooksul. Mitte keegi ei saagi aru, kuidas see võimalik saab olla. Nii, ja nüüd siinkohal ma siis ütleksingi seda, et kui keegi seda tasulist aega ei võta, siis see aeg läheb raisku ja need järjekorrad lähevad veel pikemaks, aga kui keegi raha eest selle ikka võtab, siis vähemalt üks mure peaks poole peale kindlasti lahendatud saama. Aga väga huvitav, et kui tal jääb nii-öelda
broneerimata see aeg ühelt või teiselt peale, sest see ei lähe mitte tema siis nii-öelda selle riikliku teenusele lisaks, vaid et ta jääbki, mis ta teeb, siis istub kodus jalgu üle põlve ja vaata ei lähe tööle. No eks alati ole paberitööd, et eks alati ole võib-olla neid haigeid, keda on vaja käia plaaniliselt üle vaatamas, kes on võib-olla haiglaravil, aga et jah, ma arvan küll, et sellisel juhul see aeg nagu kasutust ei leia, välja arvatud juhul, kui arst ise ei avalda soovi võib-olla mõnele oma patsiendile vastu tulla. Aga mure on tähendab selles, et riiklik süsteem ei tasusta neid arsti aegu kõike 100% ära, ta ei suuda seda teha lihtsalt, et selles ongi see kogu see küsimus ja kui see nii-öelda riiklik tellimus on otsast tal, need päevad on ära tehtud piltlikult öeldes, siis ongi kõik, et siis ta edasi teeb, keegi peab maksma selle eest, et ta teeb tasuta tööd ju. Ma olen valesti aru saanud. Ma püüdsin seda seletada nii, et risti inimene aru saaks. Kui me võtame jälle selle kindlustuse või selle eraravi kindlustuse sealt pildist üldse ära, mis olukord siis oleks? Kas siis need arstid suunduksid kõik kenasti kusagile mujale tööle ja riik maksaks nende kulud kõik kinni. Et eks siin taandub küsimus ikkagi sellele ressursile nagu raha ja kas siis Tervisekassa kaudu kõik need täna olemas olevad tasulised ajad oleksid siis kuidagi moodi nagu Tervisekassa eelarves või. Et see põhiküsimus ongi, et mis siis muutuks, kui seda eraravikindlustust ei oleks. Et muutukski see, et jah, mingisugused arstid võib-olla suunduksid kusagile riiklikesse haiglatesse või kusagile tööle. Võib-olla, me ei tea seda, eks ju. Et võib-olla läheks hoopis Soome tööle. Ei no, asi on selles, et see sama arst töötab nii riigiarstina kui ka ju eraarstina, et sa saad sama inimesega nagu erinev, et mitte selles, et üks on eraarst, kes töötab erakliinikus, saab seal palka ja nii edasi, vaid ta on nagu kahes rollis korraga ja seal tekib inimeste jaoks lühis. Et kuidas see saab võimalik olla, aga veel kord, ma saan aru, et mõte on selles riiklik tellimus, mida sellele ühele arstile on esitatud ja mille eest talle makstakse, ei kata ära 100% tema võimalikku tööaega ja siis ülejäänud töö ta teeb lihtsalt siis läbi teiste erakanalite, siis võib siis niimoodi öelda, kui ma olen nüüd õigesti aru saanud. Ma arvan, et sa oled õieti kenasti aru saanud. Et ühesõnaga teie erateenustena ei võta ära riiklikku ressurssi, et see, mis on riiklikult tellitud sellelt arstilt, selle ta ära teeb iga kuu. Et muidu ta vaatab, et teilt tuleb nii palju tellimusi, mis ma selle riigiga jaudan. Ma arvan küll, aga ma arvan, et siin on kindlasti hästi oluline ka nagu see nüanss, et ma ei tea, kui me toome siia võrdluseks näiteks auto, et autol on midagi viga ja me seda autot, et kui me seda autot nagu kohe ei remondi, siis tegelikult sõites selle katkise autoga, ta läheb nagu veel rohkem katki. On suur üldistus ja ma arvan, et ega inimeste tervisega on täpselt sama moodi, et me teame ju küll, et mingi mis see tühi asi, ma ei hakka selle pärast minema ja siis kui ta lõpuks sinna jõuab arsti juurde, siis arst küsib, aga kus sa nii kaua küll olid, on ju ja siis me oleme jälle nagu selles rattas, et tegelikult ma ju nagu tahtsin tulla, aga ma just kui nagu ei saanud tulla ja ma usun, et kui ta saab nagu nüüd ütleme nädala jooksul selle aja sinna eraarsti juurde natukese katkis siis ma usun, et kõik need kulub, mis tuleks teha tema peale nagu selle poole aasta pärast või aasta pärast või kas või 2 pärast, et nagu me mõnda ravijärjekorda ootame, on ikkagi nagu ka riiklikul tasandil märkimisväärselt väiksemad. Saate lõpetuseks on tore, et me jõudsime üldse selle väga lihtsa teemani, võib öelda, et ma ei usu, et ikkagi kõik veel täiesti aru said, miks pagan meil need asjad nii on, aga mitte naa. Aga kas teie oma praktikas näete, et äkki võikski üldse meie kogu see süsteem olla teistmoodi? On ju palju riike, kus mingit riiklikku kindlustust ju polegi. Ei ole mõnel palju pensionid ka, et sa peadki ise koguma, ise hoolitsema selle eest. Äkki peakski täitsa ära lõpetama, ma ei maksa mingit sotsiaalmaksu üldse ja olengi ainult nii-öelda erameditsiini peal, sest neid riike ja neid näiteid on ju oigu palju tegelikult ju, et ega neid riigi poolt pakutavaid asju siin nüüd alati, see ei ole iseenesest mõistetav maailmas. Et kuidas teile tundub? Ma saan aru, muidugi teil on enda huvid, eks ole, et võikski kõik olla võib-olla võib-olla siin oleks võib-olla ikkagi õigem nagu taandagi nagu isiklikul arvamusele selle vastuse, sellepärast, et mulle ei tundu see väga hea nüüd ühe mingisuguse suhteliselt toimiva süsteemi totaalse nagu välja vahetamise
noh, see ei tundu nagu mõistlik, sellepärast, et me ei saa ju öelda, et täna meil ei toimi asjad. Lihtsalt meil on mingisugused kitsaskohad, mis vajavad lahendust. Ja kui Tervisekassa poolt vaadata, siis kindlasti seal ka tehakse igasuguseid praegu saneerimisi ja analüüse, et kuidas ikka veel paremini ikkagi toimetada, eks ju. Mitte paremini toimetada, kuidas senist olukordagi suudaks hoida, sest et ega meil demograafiline olukord ja kogu see pool ka, mis pensionid peale mina saan lootasin, kui ma pensionile ükskord jään, millal see iga üldse tuleb mul, kas ma elan üldse nii kaua, kui see iga tuleb. Ja teine asi on see, et ei ole ju enam töötajaid, kes oma maksudest ju neid pensionäre üleval peavad, et siin tulebki ikkagi ju olla ettenägelik, mõelda, mis siis saab ja see inimeste oma panus võib-olla oleks ikkagi vaja meelde tuletada. Ma olen kogu aeg mõelnud selle peale, et kui ma seal nii-öelda riigi poolt arstiabi saan, et iga kord antakse mulle arve, ma ei pea seda küll ise maksma, eks ole, nagu ma tavaliselt ju ei teegi, maksan oma selle 20 eurot täna ära, eks ole, visiiditasu, aga see operatsioon, mis mulle tehti, ma ei kujuta ette, palju see maksma läks tegelikult. Et kui ma seda tšekki näeks iga jumala kord, siis ma hakkaks äkki rohkem aru saama, et kui palju minu peale tegelikult kulub, kui ma olen käinud arsti juures. Et see võib-olla aitab natukese neid asju siin selgemaks inimestele teha. Ma usun küll, et eks see vananev rahvastik ole suur probleem, samamoodi on suur probleem see nii-öelda vananev meditsiini töötajaskond, et minu meelest vist juba suisa 22% nendest on sellised, et kes võiksid võib-olla nautida oma vanaduspõlve, aga ei saa seda teps mitte teha, sest et muidu jääks need patsiendidki ravimata. Aga tõsi, et üleüldiselt võib öelda, et Eesti inimestele nagu meeldivad tasuta asjad, nad on harjunud neid saama ja kui neid sellest ilma jäeta, siis see tekitab nendes pahameelt, aga ma ei usu, et selliseid muudatusi saab ka teha üle öö, vaid et nendega ongi vaja minna nagu järk-järgult, võib-olla kasvatada teises valguses neid meie praegu sündinud lapsi ja noori, et kui nemad jõuavad tööikka, et siis nende jaoks oleksid asjad teistsugused ja ma arvan, et see eraravi kindlustus on nagu väga hea puhver siin vahel, et seda teekonda ette võtta, sellepärast, et ikkagi kui tekivad sul järgmised kulutused, millele sa pead leidma oma vahendeid ja sul ei ole neid mitte kuskilt võtta, siis sa oled väga pahas seisus ja siis see tervis halveneb nagu veelgi. Ühesõnaga, inimese elu on nii nagu lapiteket või selline kihiline, et tark oleks niimoodi neid kihte hoida, turvatunde, nagu me saate pealkirigi ütleb, tõstmiseks, sest et kui üks mingil põhjusel ära peaks kukkuma, et siis on sul teine ikkagi alles, mis siin nii-öelda langevari, tagavara langevari võib-olla oleks hea näide. Saate lõppu kiire küsimus. Ma tean mingid numbreid siin, vaatan oma targast arvutist, et meil on kindlustatud selle samase siis tööandja ravikindlustusega 64 900 töötajat. Lätis on kindlustatud sellega pooled töötajad, Eestis 10. Päriselt ongi nii. Need proportsioonid on sellised, 10 on ikka väga vähe ju tegelikult. Eks see võib-olla on ajalooline põhjus ka, et Läti on ikkagi ravikindlustust juba selles valdkonnas tegutsenud pea 20 aastat. Tööandja ravikindlustuse. Ikka jah, et nendel see ajaluu on pikem. Meie oleme siin aastast 2018 aktiivsemalt selle poolega tegelenud. Aga miks see nii on? Seda ei oska mina kommenteerida tõesti, et miks see nii on läinud. Eks ole, te ei korjanud üles. Et kuidagi jah, ei tulnud selle peale või? Meie tegime järelpärimise oma Läti kolleegile ja meie Läti kolleeg vastas selle peale selliselt, et sellele aitab kindlasti väga palju kaasa sealne erisoodustus maksuvaba 750 eurone kindlustusmakse piirmäär. See, mis meil on 400, siis just, rääkis. Aga et miks selline number võib-olla kujunenud on see põhjus seal taga nagu see, et Läti pakub küll riiklikul tasandil ka tervishoiuteenuseid, aga need on väga piiratud, need on sünnitusabi, see on ambulatoorne ravi ja mõnevõrra siis ka haiglaravi ja inimesel ei olegi väga suurt alternatiivi mingisugust muud moodi sellele tervishoiuteenusele ligi pääseda, kui siis nagu selle eraravikindlustuse kaudu või siis makstes ise kõik kulud. Ja samamoodi, nagu me siin rääkisime sellest, et tööandja tahab olla ka atraktiivne, siis Läti tööandja jaoks ei ole enam see eraravikindlustuse olemasolu justkui nagu selline, kuidas ma ütlen, et
moodne asi, vaid see on nagu selline hügieenifaktor, et see peab olemas olema selleks, et omale tänasel päeval seda töötajat värvata. Ja ega Läti ju ka, mida seal veel selle eraravikindlustusega lapitakse kindlasti seda, et sul ei ole meditsiinipersonali maapiirkondades, võib-olla sul ei ole ka diagnostilisi vahendeid ja samamoodi on need ravijärjekorrad nagu liiga pikad. Ja minu meelest me siin saame selle Eesti olukorraga väga palju paralleele tuua ja me oleme ise ka nagu väga palju seisnud selle eest, et see erisoodustus maksuvaba piirmäär võiks olla kõrgem selleks, et Eesti inimesed oleksid tervemad ja saaksid rohkem siis veel tööl käia ja maksudesse panustada. Et kuidas me saate alguses see lause kõlas, mul jäi kõrvus, et saaks viimast võtta sellest töötajast. No päris nii hull see ei ole, sest et ma arvan, et mida põlvkond edasi, seda rohkem seda rekreatsiooni ja ütleme sellist enda heaolu mitte surnuks töötamist nagu väga ei propageerita enam. Yeah. Et kunagi oli see kuidagi moe asi, et ma pidin olema see kangelas lüps ja siis olin tegija. Just, aga eks sellepärast olegi meil tulnud väga palju neid toetavaid teenuseid ka kindlustuspakettidesse, milleks siis on need profilaktilised võimalused ja ka vaimse tervise pool. No igal juhul võib kokkuvõttes öelda, et julgustaks mõlemaid osapooli tegelikult antud teema kontekstis, siis nii tööandjaid kui ka töötajaid tulema uurima, et millised variandid on, mis see tegelik kulu tööandjale siis on, et võib-olla siin on hirmul suured silmad ja töötajatele siis ka tarku valikuid tööandja valimisel, et kui see on ju üks tõesti argument, kui ma tööle lähen ja mitte väike argument, et mul on see pool ka natuke see nagu rohkem kaetud, kui ta mul nii-öelda tavalise riikliku ravikindlustusega siis oleks. Just. On teil midagi ilusat veel siia saate lõppu öelda, mis jäi äkki veel ütlemata? Mida peaks rõhutama? Võiks pikalt edasi rääkida, aga ma arvan jah, et tarku tervisevalikuid soovida oleks siin paslik. Just, minu poolt täpselt sama, et inimestele head tervist ja vastupidamist. Jaa, ma arvan, et see ongi tark, et isegi, et ei tekiks seda petlikku turvatunnet ka, et kui mul kõik võimalikud asjad on ära kindlustatud, siis ma võingi siin, ma ei tea, elada väga ebatervislikku elu ja sõita gaas põhjas jalg sirge, sest mul on ju auto kindlustatud ja elu ka. Et tegelikult on kõige parem ikka see, mis on ennetatud ja ära hoitud, kui see, mida peab pärast ravima ja lappima hakkama. Marleen Otas Compensa elukindlustusest ja Janika Lüüs-Likk Ergost olid meil täna külas. Ja aitäh teile selle aja eest, ma loodan väga, et nii mõnigi vaataja-kuulaja saisid taas kord kasulikku informatsiooni ja uusi mõtteid. Ja oleme andnud oma panuse meie ühiskonna turvalisemaks ja paremaks muutmiseks. Tänud teile kõigile, kes te vaatasite, kuulasite, järgmisel korral järgmised teemad. Kõike kaunist! Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee